ta on mind oma telefonis alati salvestanud nimega Melissa. Minu nimi ei ole Melissa. Ta ei kasutanud seda kunagi tõsiselt, aga ühel päeval ta kutsus mind nii. Lihtsalt korra, ilma naljata. Mis asja? Ma räägin, kohe tuleb mõrv. Vahel ütlen midagi mõtlemata ja hiljem kuulen, kuidas ta ütleb täpselt sama lause valjusti. Üksi olles. Nagu harjutaks. Ta on ka lõpetanud naermise nii nagu varem. Tema on... Oi jah. See on jumal. Ma ei tea, see lugu lihtsalt kuidagi läks mulle nii hinge praegu, et ma ei oska midagi öelda lihtsalt. Ma kahtlen tema tualeti ja tagumiku hügieenis, sest vahel on intiimsetel hetkedel tunda kakalõhna. Mine, ei, kui on. Viska välja see jorst, sita tükk, täitsa lõpp. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Kuigi eelmine nädal juba uus hooaeg algas, siis saame päriselt öelda nüüd head uut aastat, sellepärast et see on esimene episood, mida me salvestame aastal 2026. Jah. Nii et head uut aastat sulle, Brenda. Head uut aastat sulle ka. Võib öelda, et 2025 oli meie vist kõige edukam aasta nii ehete müügi, podcasti, YouTube'i, kõikide näitajate poolt. Nii et loodame, et 2026 läheb veel paremini. Läheb, kindlasti läheb. Ja mõtlesime, et kuna rahva tungival nõudmisel, et kuna see Redditi episood või see ülereageerimise episood oli nii populaarne, selle kohta mul sulle üks naljakas lugu rääkida ka, Brenda. Siis kui see episood läks üles nüüd paar päeva tagasi ja siis järgmine hommik ma läksin tööle. Ja siis ma tööl ühe oma töötajaga rääkisin, et ma ei tea, mingid asju, bla bla bla, mis, see. Tööasju. Mine sinna, tee seda, bla bla. Ja siis ta küsis mult, et davai, et kuule, mille kohta sa üle reageerisid? Ja siis ma algus mingi... Mis asja mõtlesin, kas kuskil, meil on mingid meil on mingid tööchatid, on ju, Jason oli, keegi nimi ei tea, kes Jason on. Aga meil on mingid tööchatid ja asjad ja siis ta ütles, et ei, ma nägin, siis ta ütles, et mulle meeldib, ta alati nagu jälgib ja meil on päris palju selliseid austraallasi mingi, ma vaatan ikka podcasti, et päris 1,5 tundi arvatavasti ei vaata neid treilereid, jah. Aga võib-olla treiler või mis iganes, aga sealt siis ta nägi et üle, siis ma mingi, mina ei reageerinud üldse üle, et täiesti võõrad võõrad inimesed reageerivad üle ja siis me reageerime sellele, et mis nad teevad, nii et võt selline huvitav lugu selle esimese episoodiga. Mul meeldib jah, et on sul töökaaslased siis osad jälgivad meil Instagramis ja siis Hans läheb tööle ja siis nad räägivad, kuule, mis seal oli, hästi naljakas oli, aga ega ma midagi aru ei saanud, sest me räägime eesti keeles seal, aga mingid sketšid ja asjad, et nad vaatavad ja naeravad, kuigi nad tegelikult nagu pooleldi ei saa arugi, mis seal toimub, on ju. Just, nii et sellega oli peaaegu samamoodi. Nii et eestlased nõuavad, välismaalased nõuavad, tema küll ei nõudnud, aga nii et ja endale meile ka väga meeldib seda teha, see on siuke lõbus vaheldus enda lugude vatramisest. Oleme nüüd ausad selles mõttes, et ainult sellepärast me seda episoodi ka nüüd praegu ei tee. Nüüd nii-öelda tänane episood, mida te hetkel kuulate, ei pidanud olema üldse see episood. Jah, et meil siin Hansul on hakanud kiire, ta on pikalt tööl, nagu näete, meil on pime siin. Nii et me oleme üldse teises kohas. Me oleme täitsa teises kohas, kes vaatavad. Me oleme enda köögis. Meil on söögisaal. Meil on söögisaal, eks ole. Me oleme söögisaalis. Me oleme siin oma veiniriiuli ees. Nii et kui joogijanu tuleb, saab võtta riiulist veini kohe. Aga... Jah, sest meil on niimoodi, et meil on 3 suurt lauda, mis üks siis, tegelikult kõik on Soulehe omad. Aga me ühe nüüd laenasime välja ja 2 tükki on Soulehe poes ja kui me täna hakkasime podcast tegema, siis ma avastasime, et meil lauda üldse polegi. Nii et me otsustasime, et me kolime siis tänaseks episoodiks kööki üldse. Jah, söögilaua taha, nii et söögilaua tagant tuleb tänane episood teile. Nii et... Aga jah, mis ma tahtsin öelda oli see, et Hansul on siin natuke pikemad päevad olnud ja meie lugu vajab natuke rohkem ettevalmistamist ja nii-öelda effortit, et mis me täpselt ma ei mäleta isegi. Kes ei mäleta, mis 4 aastat tagasi juhtus. Et me peame vaatama üle pilte ja asju, et siis tundus, et seda on meil natukene lihtsam teha,
Pluss me saime mega palju ülihead tagasisidet esimese episoodiga, mis on muideks ka üks minu lemmikumaid episood. Ma arvan, et see on minu top 1 episood, mis me teinud oleme. 53 episoodist see on top 1 või? Ma arvan küll, jah. Mulle väga meeldis see. Mingid on veel naljakad, mingid ma nii... No ma ütleks, et hooaja viimane osa oli ka päris naljakas, kukkus lihtsalt kuidagi niimoodi välja. Aga ma ei mäleta enam isegi, mis esimest 10 osa näiteks olid, on ju. No Boweni teine osa on ka vaieldamatu lemmik kõigil, sest... Paradiis või võrgu, see on bänger episood. Nii et jah, aga ei, ta on siuke lõbus formaat, ta on meile ka lõbus, sest see on midagi, me ka ei tea ju, mis lugu tuleb. Me ka ei tea, et kes eelmist nädala episoodi ei ole kuulanud, vaadanud, siis jah, räägime ja loeme inimeste lugusid, kes siis tahavad põhimõtteliselt tagasisidet, kas nad reageerisid üle selles situatsioonis või mitte. Ilmselt need inimesed, kes selle kunagi kirjutanud on, nad nagu kunagi seda podcasti ei kuula, sest see on USA Redditist põhimõtteliselt tulnud. No Reddit on üle maailma, eks ole. Seda küll, see võib olla igalt poolt, aga see ei ole eesti keeles. Nüüd on siis 3. kord, kui me seda teeme. Esimene kord oli detsembri boonusepisood, mida meie Patreoni ja Spotify subscriberid saavad kuulata. Ja siis nüüd eelmine nädal tegime siis seda siin nii-öelda, see oli naljakas, et tegelikult boonusepisoodid on ka nagu täiesti avalikud, võid minna kuulata, aga siis nagu nende episoodide kohta, mis siia lähevad, nende kohta me ütleme, et need on nagu need avalikud episoodid, vaata omavahel rääkides ka, kuigi tegelikult kõik on avalik. No ei ole, sa pead subscribe ima. No sa pead subscribe ima, sa pead natukene raha maksma, aga teoreetiliselt see on ka avalik, see ei ole kuskil. Aga ta on ikkagi kinnine. Ta on ikkagi kinnine. Ma ei tea, ma tunnen, et seal on natukene turvalisem, sest seal on ikkagi... Seal on lahedad. Seal on lahedad. Okei, hakkame pihta, kuule. Nii et jah, hakkame pihta. Kiire ülevaade, nagu ma ütlesin juba, siis need on lood inimestest, kes tahavad teada, kas nad reageerisid üle mingis olukorras. Kõik need lood on originaalis kirjutatud inglise keeles, me lasime AI-l need ära tõlkida, nii et kui kuskil on mingi natukene veider sõnastus, siis see on arvatavasti see põhjus. Ja ilmselgelt me ei saanud neid tõlkeid üle kontrollida ka, sest siis me loeksime need tekstid enne läbi, kui me need siin loeme, nii et mina valmistan alati seda formaati ette ja ma olen pealkirjad läbi lugenud, mis on see esimene selle pealkiri. Järgi saad valinud et siis seal ma nagu teen mingisuguse noppe, nii et vaatame, aga tead isegi tavainimesed, kes kirjutavad Redditis lugusid, need panevad ka juba siukseid, vaata selliseid hukiga pealkirju, vaata, et pärast sisu võib-olla ei olegi, et pealkiri oli ainult hea. Aga vaatame, nii et kas sa tahad alustada või sa soovid, et mina alustaksin? No alusta ise äkki. No ma alustan ise. Või ma ei tea. Mul on muidu ees tegelikult. Sul on ees, kuule, aga siis anna tuld, Brenda. Ma tahaks käega tugesid, seda käsipala kuhugi panna, ebamugav. Köögilaud, toolid. Nii. Kas ma reageerisin üle, et minu tüdruksõbra üllatus külaskäigud mu korterisse mind aina enam häirivad? Suhe. Mina 28-aastane mees olen oma tüdruksõbraga 26-aastase naisega käinud umbes 8 kuud. Me elame eraldi, aga näeme üksteist palju. Mulle meeldib mu privaatsus ja olen talle mitu korda öelnud, et vajan pärast tööd ruumi ja vaikust, et end laadida. Ta ütles, et saab aru. Aga probleem on selles, et ta on hakanud ilmuma minu juurde ilma ette teatamata. Alguses oli see isegi armas, näiteks tõi kohvi, aga siis ta hakkas kasutama varuvõtit, mille ma andsin talle ainult hädaolukordadeks. Ta lihtsalt ilmub ja ütleb, üllatus, ma igatsesin sind. Ma mõtlen, et siuke asi, mida ma teeksin. Tegelikult mitte niimoodi, aga jah. Võib-olla keegi kirjutab Brenda kohta lugu hoopis. Nii. Ei, mitte päris nii. Ühesõnaga, mõnikord olen ma pean korra vahel segama. See oli üks asi, mis ma tahtsin enne algust ära rääkida. Huvitaval kombel, miks ma üldse hakkasin rääkima, et me teeme seda 3. korda. Esimesel 2 korda Brendal oli mõlemas episoodis lugu, mis oli täpselt temaga ka juhtunud, nii et eks ole näha, kas täna juba hakkab triivima. Ei ole, tegelikult ma nagu, siuke nunnu vaata, üllatus, igatsesin siin, aga ei, tegelikult nagu ei, ma ei usu. Mõnikord olen ma bokserites, söömas oma hommikuhelbeid ja vaatamas mõttetuid videoid ja siis ta on äkki mu köögis küsimas, miks ma tema sõnumitele vastanud. Eelmisel nädalal tuli ta sisse, kui olin tööalases videokõnes ja ta kallistas mind selja tagant.
mu juht oli ekraanil, ma oleks peaaegu sülearvuti maha pillanud. Palusin tal palun enne tulekut sõnum saata. Ta naeris ja ütles, et ainult inimesed, kellel on midagi varjata, tahavad ette hoiatusi. Ma ütlesin, et tahan lihtsalt teada, millal keegi mu koju tuleb. Ta pööritas silmi ja ütles, et ma teen reegleid nagu üürilandja. Kõige hullem oli see, kui ta ütles, kui me üksteist armastame, siis meil pole privaatsust vaja. Okei. Tüdruk ütles, et kui me üksteist armastame, siis meil ei ole privaatsust vaja. Jah, ta ütleski, kõige hullem oli see, et ta ütles niimoodi. Mhm. Eile ta proovis jälle tulla ja ma ei avanud ust. Saatsin sõnumi, et olen väsinud ja tahan vaikselt õhtut üksi veeta. Ma arvan, eeldan, et siin võiks olla. Hiljem saatis ta pika sõnumi, et ma reageerisin üle ja et ta tahab lihtsalt mul lähedal olla. Ma tunnen end süüdi, aga samas tunnen, et mu ruumi on rikutud. Kas ma reageerin üle, et ta käitumine mind häirib ja et ma tahan veidi privaatsust? Ma ütlen kohe, et ei reageeri üle. Või otseselt, seal oli lõpus oli siis see reageering, et ta ei lasknud teda tuppa nii-öelda või enda juurde. Nagu vähemalt mulle tundus, seal oli kirjas ka, et algusest peale nagu väga kindlalt ta nagu öelnud, et ta tahab, et ta on selline inimene, kellel on vaja oma ruumi, kes tahab maha rahuneda peale tööpäeva on ju oma chill on ju. Ja nagu ainult 8 kuud koos ka olnud, et üpris värske värk. Nii et mina arvan, et see on täiesti arusaadav. Ja ma ei tea, vaata, see nii sõltub erinevatest inimestest. Tegelikult on nagu mega palju inimesi, kes ongi niimoodi, et nad tahavadki oma ette olla ja käiaksegi, ollaksegi ja kui see on alguses kokku lepitud, siis peaksegi see enam-vähem nii olema. Ma saan aru, et mingil hetkel ju oleks loogiline, et inimesed kolivad kokku ja võib-olla veedavad aega rohkem koos. Aga kui on alguses kokku lepitud, et on vaja oma aega ja teine inimene seda aktsepteerinud, siis see peaks olema nagu okei. Mina isiklikult lihtsalt võib-olla sellega väga palju ei oska suhestuda, sest ma ei tea, mina nagu mul, me oleme kogu aeg rääkinud ka, et me oleme need veidrad vaata, et ma ei tunne, et muidugi mul on ka nagu kuidagi mingit oma aega või mingi oma chillimisaega, ma ei tea, scrollin Instagramis või mis iganes on ja, aga et mul ei ole nagu midagi selle vastu, kui sa oled teises toas või sa võid kõrval mul diivanil olla, ma saan võtta oma aja, nagu me ei räägi või mis iganes, vaata, et selles mõttes ma võib-olla ei oska nagu nii palju nagu suhestuda, sest aga see ongi võib-olla ma olen nagu nii teistmoodi vaata, et minu jaoks oleks see imelik ka natukene, kui üldse miks seal imelik on, et sa krõbinad nagu bokserites krõbinaid sööd ja nagu ma näen sind. Ma saan aru, et see point on teine, aga ikkagi selles mõttes minu meelest see on nagu siuke normaalne ju, nagu kui me tahame nagu tulevikus koos olla ja nii edasi. Mul tunne, et sa ei mõistnud selle loo pointi. Selle loo pointi, ma mõistan. Et see nagu, see on, et nagu okei, see on see külastus, mis iganes, aga see on lihtsalt, see on ükskõik, sa võid tuua mis iganes näite, et see on lihtsalt see suhtes piiridest üle astumine. Et ma ei tea, et nagu me oleme enne ka rääkinud, et oleneb, et kelle jaoks, mis on petmine, on ju, kas on käest kinni hoidmine, suudlus, mis iganes on ju magamine, aga et praegu on see piirist üle astumine, et kokkulepe on see, et sa tuled kasutad seda võtit ainult siis, kui hädaolukorras on, me ei ela koos, inimene reaalselt palub, et palun anna mulle teada, kui sa tuled, nagu muidugi see ongi nunnu ja see on tore üllatust teha vahepeal, aga kui sa teed iga päev üllatust, siis ei ole väga üllatus enam ka. Ja seda ma mõtlesin ka seal vahepeal, et vahepeal lähed nagu üllatus kohviga või midagi, et see on võib-olla asi, mida ma võib-olla teeksin, aga minu ja see ka, ma olen nõus selles mõttes, et ongi see, et kui neil, ta ütles ka siin tegelikult alguses, et ta mitu korda öelnud ja ta vist kohe alguses ka ütles, et tal on vaja enda aega ja ruumivaikust, et ennast maha laadida. Ehk siis see on tegelikult algusest peale pandud piir ja see, et sa hüppad lihtsalt sisse oma võtmega, teisel on töökõne ja siis sa lähed kuskil kaamerasse kallistama teda, siis on võib-olla natukene nagu liiga palju klammerdu. Aga ütleme siis lühidalt, et
ta ei reageerinud üle. ta ei reageerinud üle minu arvates küll, jah. Ja noh, mina mõtlen ka nagu just nagu seal seda sisu poolest võib-olla seda, et äkki need kaks inimest tahavad lihtsalt väga erinevaid asju. Et üks inimene on nagu väga võib-olla rohkem klammerduv ja tahabki kogu koos aega veeta, aga teine inimene on pigem see, et mul on nagu sinuga väga tore koos, aga valitud hetkedel, et mul on vaja enda aega ka, et võib-olla siis, jah. Ma nägin mingit... Teagi, kas üldse nagu... Ma nägin mingit huvitavat pealkirja või kuskilt käis läbi, võib-olla sa vaatasid midagi ja siis, ma ei tea, või Instagramist või kuskilt, noh, vana hea aastal 2026 ma kuskil nägin pealkirja, on ju, pole õrna ja kas see isegi päriselt on, aga et Eestis pidi olema mingisugune paar, kes on abielus, aga ei ela koos. Mõtlesin väga huvitav, et sa oled abielus, aga nad ikka veel elavad lahus. Mõlemal on oma kodu, oma korter või mis iganes seal, nagu ma ütlesin, ma ei tea mitte midagi rohkem selle kohta, aga see lihtsalt see tuli mulle mõte, et kunagi ei tea, mis kellelegi sobib, et tulebki leida see õige inimene endale ja noh, see nad on 8 kuud koos olnud, et võimalik, et nad ei olegi õiged üksteisele. Ja no selle abielu puhul ka ongi see, et noh, kui see mõlemale sobib, siis on ju väga tore, on ju, et mõlemad, jah. Nii et jah, okei, mina tahtsin nagu kohe minna analüüsima seda, et nagu, et kas 8 kuud on jah vähe võib-olla. Sõltub jälle, mis vanuses vaat. No, tegelikult 26 ja 28. Et noh, mingis vanuses on ikkagi nagu, kas sa oled 21 ja sa oled 8 kuud kellegagi koos või sa oled seal 30-ndates ja 8 kuud on juba see, et noh, inimesed kolivad kokku ja ma ei tea, hakkavad abielluma ja mis iganes, et see on nagu nii erinev. No see on suhteline ja see on jah, oleneb jällegi paari, aga minu jaoks, mis mina nagu kuidagi võtsin sellest loost, et jah, ongi see, et see ei ole nii väga et see tegu, et mina just ei näe nagu, et kas see tegu nüüd on õige või vale, et ta läheb sinna, et mina justki näen seda, et see on nagu piirist üleastumine, see asi, mis kokkulepetest üleastumine, et ma olen nõus sellega. Ma tahtsin kohe nagu analüüsima minna, et võib-olla need kaks inimest nagu tahavad väga erinevaid asju lihtsalt saada. Et üks tahab väga lähedust, aga teine tahab olla privaatselt bokserites krõbineid süüa, on ju. Et siis... Aga vaat sellepärast vast inimesed kirjutavadki neid et ongi, et seal võibki lihtsalt öelda, et jah, minu meelest ka ta ei reageerinud üle, aga ma läheks sinna nagu sinna teisele poole vaata, et kuidas see toimiks üldse. Jah. Nii et ja ma tahtsin ka öelda, et sellepärast need inimesed postitavadki vast siukseid asju, et noh, et ongi see, et kas mina olen hulluks läinud või kas ei olegi normaalne. Nii et võt. Kas ma reageerisin üle, et kui ma pingutasin jõulude ajal oma poissõbra poja 20-aastane ja tema tüdruksõba 20-aastane nimel üle igasuguse piiri ning pärast juhtunut olen ausalt öeldus tülgastunud. Väga keeruline pealkiri, igastahes siis on keegi inimene, kes pingutas väga jõulude ajal, et tema poissõbra poeg ja tema tüdruksõbra, et neil oleks siis hea ja midagi, mis juhtus, siis oli jube. Mina, 36-aastane naine, olen väga püüdnud anda oma poissõbrale, 40-aastane mees, pojale ja tema tüdruksõbale. Kahtluse kasuks on siin kirjas, ehk siis annad, et nad ei teinud seda halvaga, on ju. Sest nad on noored. Oota, mis asja, ma ei saa midagi aru? Et ta annab neile, et ta usub, et nad ei teinud seda halvaga, vaid lihtsalt sellepärast nad on noored. Yeah. Mida ta annab neile? Et ta... Kell on palju, meil on õhtu, meil on pikk päev. Kell on 9:30 õhtul. Ta annab neile... Inglis keeles see otsene tõlge, mis ta on benefit of a doubt, eks ole. Et sa annad, et sa usud, et inimene ei teinud seda halvaga, vaid lihtsalt mingil teisel põhjusel. Siin põhjusel, sest nad on lihtsalt noored. Ja siis nüüd küsimus, et kas ta reageerib üle. Olen ignoreerinud ebaviisakaid hetki, pühkinud kõrvale õigustatuse ja öelnud endale, et olen liiga tundlik. Olen vabandanud käitumist, mida ma kelleltki teiselt kunagi ei taluks. Peamiselt selleks, et hoida rahu ja mitte tekitada probleeme oma poissõbra ja tema poja vahel. Jõuludeks sõitsid nad meile külla. Mu poissõber maksis nende hotelli eest, mina veetsin päevi planeerides, toidupoes käies, süüa tehes ja stressates, sest me tavaliselt ei võõrusta pühade ajal, aga ma tahtsin, et kõik oleks kena ja külalislahke. Tegin süüa palju rohkem kui vaja
et keegi nälga ei jääks ja et saaksime kõik lihtsalt lõgastuda. Mis sa naerad? Mis siin toimub? Ma naeran lihtsalt seda, et see on see inimeste see, et teen süüa rohkem kui vaja oleks, et jumala eest keegi nälga ei jääks. Meil on ka alati see paanika ja siis me teeme lademete süüa. No meil, Peaasi, et keegi nälga ei jää. see aasta jõuludel arvestati, meil oli 8 inimest, süüa oli 20. Eelmine aasta nagu iga aastaga läheb paremaks. Eelmine aasta oli veel hullem ja üks aasta, kus me olime 4, siis mul on tunne, et me tegime mingi 30 inimesele süüa. Võimalik. Aga jah, seda naersin. See on väga naljakas, et inimesed selle pärast... See on alati teema, jah. Aga alati, nojah, tegelikult ei ole ainult eestlased. Et ikkagi pigem ämber üle kui tilk puudu, eks ole. Just. Mina olen 100% nõus sellega. Mõtle, kui nõme oleks, kui kellegi jääks kõht tühjaks. Ja süüa ei ole. Issand jumal. Ma ei saaks ülejäänud aasta magada. Ja poed on ka kinni. Iga õhtu, ja just, ja iga õhtu, ja muidugi alati on süüa kodus, selles mõttes makaroni on, aga nagu jõuludel, mis ma keedan. Ma ise mõtlesin tegelikult meil jõulud, vaata, me sõime sooja toidu ära, on ja? Ja siis me viskasime asjad külmkappi, sest me oleme Austraalias, siin on palav, mis iganes asjad ei saa päev otsa väljas olla. Ja siis ma ka mingi, et me ütlesime ka vaata, et kes mida tahab, läheb, võtab külmkapist, aga siis ma tegelikult mõtlesin sellele, et nagu mina ei tea, kas mingil hetkel olid kellelgi kõhud tühjad, vaata. Meil oli ikka, tuli lasanja ja... Ma võin öelda, kindlasti siin majas ei olnud mitte kellelgi kõhtu tühi, nagu meil oli lihtsalt... Meil pärast oli lasanja ja siis tulid puuviljad ja siis meil oli pitsa veel õhtul, aga meil oli nagu lademetes veel toitu külmkapis, on ja? Ja. Nii et jah, okei. Nii et ei. Aga ma korra mõtlesin, et äkki keegi ei julgenud minna võtma või midagi. Just, aga ei, seda probleemi ei olnud kindlasti. Nii, ehk siis naine teeb palju süüa, et kõik saaksid rahulikult olla, lõgastuda, keegi ei peaks pablama. Ja. Nad saabusid reede õhtul umbes kell 9 ja esimene asi, mis nende suust tuli, oli see, et nad ei ole näljased, sest olid juba söönud tema vanemate ja tema ema juures. Pärast kõike seda, mida ma olin valmistanud, ajas see mind ausalt öeldes närvi, aga ma sain aru. Järgmisel päeval tulid nad meie juurde, sõid meiega õhtust ja vaatasid filme. Oli okei. Mitte soe, mitte ebaviisakas, lihtsalt väga võta, mis pakutakse ja liigu edasi. Kui nad lahkumas olid, viskas tüdruksõber muuseas välja, et võiksime kõik järgmisel päeval enne nende kojusõitu lõunale minna. See ärritas mind kohe, sest meie külmkapp oli paksult täis toitu, mida ma olin teinud, aga jällegi ei öelnud ma midagi. Ma ei tahtnud tunduda keeruline ega tekitada pinget. Laupäev saabus ja loomulikult kohtusime kõik restoranis. Ettearvatavalt ei olnud neil raha. Ei mingit hoiatust, ei mingit meil pole seda tegelikult võimalik lubada, ei mingit pakkumist aidata, lihtsalt vaikne eeldus, et meie maksame. Hotell, toit ja nüüd ka väljas lõunasöök. See tundus uskumatult valena ja ausalt öeldes ärritavana, aga jällegi hoidsin suu kinni. Mu poissõber jäi hiljaks, sest aitas sõpra autoasjaga, nii et lauas olime ainult mina, mu lapsed ja nemad. Kõik sõid, kui üks umbes 10–11 aastane tüdruk tuli laua juurde kommi müüma, et koguda raha oma jalgpallimaksude jaoks. Ta oli viisakas, enesekindel ja selgelt närvis, aga püüdis väga. Ma austan seda. Andsin talle mõtlemata $20, ta andis mulle 4 kommikotti, tänas meid ja kõndis naeratades minema. See oleks pidanud olema loo lõpp. Selle asemel vaatas tüdruksõber mulle otsa, naeris ja ütles, sa oled minust ikka palju parem inimene. Kui ta oleks minu juurde tulnud, poleks ma teda isegi vaadanud ega temaga rääkinud. Oleksin lihtsalt edasi söönud, kuni ta minema läheb. Ma olin šokis. Mitte ebamugava vaikuse šokis, vaid tülgastunud šokis. Mu 16-aastane tütar istus seal samas ja tal oli täpselt sama šokeeritud ilme nagu minul. Mul oli piinlik, et mu laps pidi kuulma täiskasvanud midagi nii julma ja ükskõikselt paljusti ütlemas. Vaatasin talle otse silma ja ütlesin, jah, olen küll, sest ma mõtlesin seda täiesti tõsiselt. Ma olen parem kui lapse ignoreerimine, kes püüab ise oma teed teenida. Ma olen parem kui kellegi mitte eksisteerivaks teesklemine ja ma ei häbene seda. Tema ei saanud mõttestki aru, ta lihtsalt naeris, nagu see oleks armas või naljakas. Mis tegi selle nii häirivaks, ei olnud ainult see kommentaar, vaid see, kui kergelt see tuli. Ei mingit empaatiat, ei mingit eneseteadlikkust, ei mingit häbi. Ja ta tundis end mugavalt seda ütlemas laste ees jõulude ajal pärast seda, kui teda oli terve nädalavahetus majutatud, toidetud ja tema eest makstud. Kui me koju jõudsime, rääkisin oma poissõbrale täpselt, mis juhtus. Ütlesin talle, kui vihane ja tülgastunud ma olin, kui sobimatu see oli ja et ma ei taha, et mu lapsed sellise hoiakuga inimeste ümber oleksid.
ta mõistis, miks ma ärritunud olin, aga ütles põhimõtteliselt, et ma peaksin selle lihtsalt sinna paika jätma. Ta ütles, et me ei saa kontrollida tema hoiakut ega seda, kuidas teda kasvatati. Ta ütles, et nad on noored ja neil on teistsugune mõtteviis. Mind ärritab, et ma nii väga pingutasin. Mind tülgastab see õigustatus ja elementaarne inimliku viisakuse puudumine. Ja ma tunnen end rumalana, et olen jätkuvalt käitumist vabandanud lihtsalt seetõttu, et keegi on noor. Noor olemine ei vabanda ebaviisakust. Kas ma reageerin üle, kui olen täiesti läbi ja valmis pärast seda nendega enam mitte pingutama? No võt selline lugu. Nii et põhimõtteliselt siis tehti suur jõulutoit, keegi ei söönud, siis oli mingi õhtusöök ja siis mindi lõunale. Kui see lugu algas ja oli see reede õhtu vist, kus vaadati filmi ja pakuti välja, et lähme sööma, siis sellest ärritumisest ma ei saanud aru. Nagu jah, külmkapp on toitu täis. Aga samas mulle tundub, et ma ei tea, igastahes ma kuidagi ei saanud sellest aru, et see oli just Kuni selle hetkeni, kui ta ütles, et neil ei olnud raha ja nii edasi. Jah, just. Et nagu, ma ei tea, järelikult nad tulid sinna kuskile linna, nad ei ela seal linnas. Võib-olla nad tahtsid mingisse kindlasse kohta sööma minna, meile väga meeldib väljas söömas käia, et ma saan nagu ka sellest aru. Või noh, jah, ühesõnaga, et võib-olla jah, külmkapp on toitu täis ja bla bla, aga et see ei ole see koht, kus tõesti võib-olla väga endast välja minna. Et nad tahtsid välja sööma minna, tore mõte, lähme kõik koos. Nad oleks võinud sinna kahekesi ka minna suures pildis, on ju. Aga see, et neil ei olnud raha sinna minna, see on nõme. Et selles mõttes, et see ei ole okei. See ei ole okei. Eriti kui sa nagu, kui sina oled see nagu see oleks fine, kui neil ei ole raha selle jaoks, kui nemad, siis ma ütlen, need lapsevanemad on ju, kuigi see üks oli tüdruksõber seal on ju, aga lapsevanemad, see naine, kes selle loo kirjutas ja siis tema kaasa, oleks nemad kutsunud. Kuulge, lähme homme enne, kui te ära lähete veel välja sööma ka koos. Siis on fine on ju, et siis sa ütled, ma ei tea, et sul ei ole raha, mis iganes, sest keegi teine kutsus sind on ju. Või siis sa ütled, et vist ei saa ja siis kas pakutakse või ei pakuta. Aga see, et sa kutsud kellegi ja see ei tähenda, et sa pead kõigi eest maksma, aga vähemalt enda eest sa peaksid olema valmis maksma, kui sa kutsud kellegi. Mitte valmis, vaid sa peaksidki enda eest maksma. Jah, ei, 100%, jah. Jah. No ma ei tea, ma mõtlengi, et ma läheks selle looga niimoodi, et ma olen selle naise poolt väga ebameeldiv, ebaviisakas ja mina ei ole ka üldse nõus sellega, et keegi on nagu noor ja et siis nagu, et kui sa oled noor, et siis sul ei pea empaatiat tunnet olema või nagu, et peab ikka ja selles mõttes, et ma saan aru, et kasvatus on erinev ja noh, võib-olla teda ongi teistmoodi kasvatatud või ta on ümbritsetud teistsugustest inimestest ja ma saan aru, et nooremad inimesed võivad olla nagu, ma ei tea, vähem elukogemust ja võib-olla natukene võtavad kergekäelisemalt mingisuguseid asju ja võib-olla ei mõtle nii süvitsi sellistesse asjadesse, et see sama, et kui ta tõi selle näite, et see laps tuli kommi müüma, ma oleks 100% sellelt lapselt samamoodi kommi ostnud. Et ka see, et ta on närvis, aga ta müüb, ta on õppinud selgeks mingid asjad, ta on siin väljas, et oma kommikesi müüa, muidugi sa ostad lapselt kommi, on ju. Yeah. Et noh, sõltub kuidas, et noh, ma saan aru, et kui me oleme näiteks palil ja lapsed müüvad tänaval käevõrusid, siis ma ei osta neid, sest ma ei toeta seda, et emad saadavad oma lapsed välja. Noh, seal taga on mingi story, mingi lugu, aga ma saan aru, et seal, ma ei mälet, noh, ta vist ei seletanud lahti, miks seda kommi lapsed müüsid või midagi. Ja mingisugune, mingi jalgpall, noh, jälle mingi tore asi, milleks nad kogusid raha, on ju, et jah, ja ma saan aru, et võib-olla ongi 20-aastasel ei ole võib-olla seda raha niimoodi võtta ja anda kellegi jalgpalli kogumisfondi ja nii edasi, aga siis ma ei tea, minul ka ei oleks südant öelda, noh, lihtsalt mingi suva ei tee välja, söön edasi ja ootan, kuniks ära läheb. Aga et ma saan aru, et ta on noor, tal ei ole selleks raha ja et ta võib-olla ignoreerib niimoodi, aga elu sees sa ei ütleks sellist asja lauas. Ei, absoluutselt. No selles mõttes, no see on lihtsalt, see on pahatahtlik ja see on õel ja see on nagu nõme. Aga siin on kaks asja, mille peale ma mõtlesin selle loo puhul. Selle loo puhul võib-olla isegi rohkem kui kunagi enne ma olen mõelnud, et siin on ka mingil määral on teine pool loole, mida ma tunnen, et mul oleks vaja teada, et noh, ta tõi kogu aeg seda välja, et
tema või siis tema poissõber on ju, et nemad maksid selle hotelli eest. Aga et noh, ma ei tea, et me ei tea, mis see kokkulepe oli, vaata, et võib-olla poissõber mõtlesin ka ütles sellele. pojale, kuule, tulge jõuludeks, on ju. Me ei saa, meil ei ole praegu raha. Ei, mina maksan Ma hotelli. maksan kõige eest, No, jah. ja siis, kui on siuke situatsioon, siis sa ei saa ju hoida seda nendele vastu, on ju. Aga samas, noh, ma arvan, et ongi neid siukseid veidraid nagu, ma arvan, et siin ei olnudki, et see ei olnud nüüd siuke story, et üks inimene tegi selles olukorras midagi nii valesti ja siis ma plahvatasin, et noh, kogu sellest jutust on aru saada, et need ongi arvatavasti siuksed mingid väiksed, ebaviisakad, nõmedad asjad, mis on nagu kogu aeg pika aja vältel on juhtunud. Ja siis noh, see koguneb ja see häirib ja nii edasi, eks jah. ole. Et aga mina olen, jah, noh, eks see ole see perekonnaga nagu alati väga keeruline. Mina olen alati, mina olen siuke karm inimene. Mina ütlen, et inimesed, kes sulle ellu rõõmu ei too, neid ei ole sinu ellu vaja. Need tuleks elust välja lõigata, vahet ei ole, kas need on sinu ema, isa, kaaslane või laps. Noh, laps siis ikka täiskasvanud selles mõttes on ju. No jah. Jah, aga et mina nagu ei Ja näe, et päris et lapsega oleks ikka ükski, tegelikult ei saa niimoodi no vist. jah, no oleneb, Oleneb. aga igastahes, et ei ole olemas suhet, et kus sa pead olema lihtsalt sellepärast, et see inimene on sinu jaoks keegi. Et nagu kui see inimene on mürgine, kui see inimene on vastik, siis minu arust on fine öelda, et ma ei suhtle selle inimesega. Nii et mina olen Jah, selline aga kui me tuleme peredünaamikasse, siis jällegi nagu ikkagi, et terve pere tuleb kokku, näiteks läheb vanaema juurde on ju, kõik tulevad ja siis seal üks ja teine ei suhtle, mina ei tule siis, kui tema tuleb ja noh, et viisakuse piires Ei, sa võid, arvan mina, et jah. kõik täiskasvanud inimesed suudavad istuda ühe laua taga ja saavad need Absoluutselt. jõulud vanaema juures terve perega veedetud. 100% ma olen nõus, aga noh, siis Sa ei pea oleks igapäevaselt suhtlema selle inimesega. Jah, ei pea igapäevaselt ja seal vanaema lauas ka lihtsalt ei suhtle selle inimesega. Jah, viisakuse piires, ulata soola või ketšupit No jah, või jah, kuidas seda läheb, ei ütle, jah. nipet-näpet on ja Kuigi talle tahaks teha, vaata seda, et lihtsalt ignoreerin nii kaua, kui ära läheb, vaata. Anna soola, lihtsalt ei kuule. ei kuule, et mida? Ei, aga Küll ta ära läheb lõpuks. et jah, selles mõttes on ju, et kui vähegi võimalik, siis nii-öelda pereringis mingil määral ikkagi nagu nii palju, kui on vajalik. Viisakuse piires saab suheldud, aga kas me jah, peame üksteise juures võõrustama ka seal jah, boyfriend ja tema ja siis nagu siukene nagu keeruline olukord, et ma ei kujuta ette jällegi, et kui palju sealt nagu omavahel oli räägitud, et kas nendele noortele siis öeldi, et kõik toit on kokatud, vaaritatud mitmeks päevaks, et te siis teate, ei pea selle pärast muretsema, et kui palju seda sai nii-öelda kokku lepitud. Või oligi see, et tulge siia, ma maksan hotelli eest. Me ei tea, vaata. Yeah. Et minu jaoks on seal nii palju lahtisi otsi, et ma ei saagi nagu aru päris täpselt, et selle tüdrukuga ma kindlasti nõus ei ole. Ja samamoodi, et noh, oleneb jälle vaata ise, me oleme ka Austraalias, et kui kuhugi on vaja sõita, siis see sõiduaeg võibki olla 6 tundi. Ja kui me alustame hommikul, sööme hommikusöögi, siis seal vahepeal me võib-olla sööme, aga võib-olla pole neid tanklaid või ei saa süüa täpselt seal vahemikus, kus me tahaks süüa. Et siis võibki juhtuda, et lõpuks, kui me sinna kuskile kohale jõuame, et siis ongi kõht täis ja täna ei tahagi süüa, et noh, nad olid kuskil kellegi vanemate juures käinud, on ja. Mis on jälle siis, et kas nad olid siis seal samas linnas või lähedal või? Ühesõnaga, tegelikult ma ei saa midagi aru lõppkokkuvõttes. No võimalik on see, et nad näiteks ütleme nagu meie näitel on ju, et see noor paar on Griffithist pärit, aga elavad Sydneys näiteks. Noh, see on 6 tundi, 7 tundi sõita. Jah, ei ma lihtsalt nagu, et sa ei saanud aru, et kuidas kelle vanemate juures, et mõlemad aga seal oli vist see ka, et nad sõid tema ema juures, nad sõid kõhu täis või midagi, on ju. Jah, eks tüdruksõbra ema juures. Jah. Ma ei tea, ühesõnaga siukene noh, siuke nagu perevärk ikka, siuke segane natukene jah, ja noh lõpuks ongi see, et jah, et mina saan nagu täiega hästi aru sellest, et see naine on solvunud, sest ta pidi nii palju süüa tegema aga samas see on jälle see, et tegelikult ta nagu ta ise võttis selle otsuse vastu, kui sa võtad otsuse vastu, et sa teed lademetes süüa ja siis ühel hetkel keegi söö, siis tegelikult
tegelikult see ei ole koht, kus solvuda lõppkokkuvõttes. see ei ole et see oli tema otsus või kas poissõber käis ja küsis temalt, et palun tee lademetes süüa, et lastel oleks süüa ja siis lapsed tulid ja ei söönud, noh siis võib-olla on solvumise koht. Aga kui tema otsustas niimoodi, et ma saan aru, ma oleks ka natuke nördinud, et külmkapp on toitu täis ja keegi ei söönud, on ja. Aga jah, ma arvan ka, et see ei ole tegelikult solvumise koht, sest ta ise otsustas, et ta teeb palju süüa ja need nii-öelda, kas olid kokkulepped tehtud või ei olnud, vaata, aga noh, ma ei tea, sa ei tee ju kokkulepet, et nagu tulete 2 päevaks külla, ma saadan sulle päevakava, vaata. Et noh, nii ka ei saa. Ühesõnaga, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Keeruline. Otseselt seal ei olnud nagu... Meil oleks mingit head lugu vaja. Noh, pane üks hea lugu meile. Sa hakkasid ütle midagi otseselt? Et otseselt jällegi mina näen, et siin nagu ei olnud niisugust reageeringut ei olnud. Et ta vist lõpus küsis nagu, et ala, et... Kas ta võib solvunud olla? Jah. Solvuda võib ikka. Nii, minul on jälle mingi suhteteema vist. Ma ei usu, et mu poissõber teab, kes ma olen. Ma ei usu, et mu poissõber teab, kes ma olen. See poissõber on nii halb sõna. Me peaksime eesti keel boyfriend. Peiks on veel halvem. Nagu see kõlab nii, ma ei tea, vahet pole. Ma ei teagi, kuidas seda alustada ilma, et kõlaksin täiesti hullumeelselt ja kokku varisemas. Aga ma pean selle kuskile välja kirjutama, sest mul on tunne, et ma hakkan päriselt peast segi minema. Mu poissõber ja mina oleme koos olnud üle aasta. Me elame koos. See on inimene, kelle ma peaksin ära tundma ilma mõtlemata. Paar nädalat tagasi unustas ta oma telefoni parooli. Või vähemalt nii ta mul ütles. Tema telefon lukustus pärast paari vale katset ja ta naeris. Ulatas selle mulle ning küsis, kas ma võiksin proovida. Sisestasin parooli kõhklemata ja telefon avanes kohe. Me tegime selle üle nalja ja liikusime edasi. Juba kahtlane. Kahtlane, kuhu see liigub nagu. Ma ei mõelnud sellele tol hetkel üldse. Siis hakkasid juhtuma väikesed asjad. Mitte midagi dramaatilist. Lihtsalt valed. Ta mind oma telefonis alati salvestanud nimega Melissa. See oli siseringi nali. Minu nimi ei ole Melissa. Ta ei kasutanud seda kunagi tõsiselt. Aga ühel päeval ta kutsus mind nii. Lihtsalt korra, ilma naljata. Ma parandasin teda ja ütles vabandust. Pärast seda lõpetas. Ma olen nii segadus. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ma olen nagu, jah. Ma olen sind kõige veiderama näo terve aega vaadanud, mul pea viltu, ma ei midagi aru, mis toimub. Okei, pärast mul seda... Mul tunne, et lõpus tuleb mingi mõrv lihtsalt, nagu see kuidagi... Ma pean pärast algus uuesti lugema. Ma ei saa midagi aru. Äkki meil on lihtsalt pikk päev, sellepärast ei saa aru või? Ei, ma arvan, et see on juba, Ma ei saanud sellest telefoni. Okei, nii, loeme ära. Pärast seda lõpetas ta mu nime kasutamise peaaegu täielikult. Okay. Ma ei pannud seda alguses tähele, aga nüüd ma ei suuda seda enam mitte näha. Ta väldib seda. Ta alustab lauseid uuesti või püüab mu tähelepanu füüsiliselt. Selle asemel, et mu nime öelda. Nagu ta kardaks valet asja öelda. Ta on hakanud ka esitama küsimusi, mis kõlavad hoolivalt ja tähelepanelikult. Kas sa ikka jood kaera piima või läheksid tagasi tavalise peale? Sa vihkad ikka seeni, eks? Sa kuuled ikka seda podcasti? Alati kontrollib. Alguses arvasin, et ta lihtsalt hoolib, aga siis märkasin pause. Kui ma vastasin teistmoodi, kui ta ootas, tardub ta pooleks sekundiks. Siis kohandub, nagu parandaks end. Oh my god, kas ma loen ka seda nii dramaatiliselt? No, minu arust see ongi väga dramaatiline. Ta on nüüd kogu aeg telefonis, mitte scrollimas, vaatamas, vanad sõnumid, vanad fotod. Vahel kerib ta täiesti meie suhte algusesse. Kui ma küsin, mida ta teeb, ütleb ta, et meenutab. Aga ta ei naera, ta uurib. Mis asja? Ma räägin, kohe tuleb mõrv. Siin hakkab see päriselt valesti tunduma. Ta on hakanud vestlusi mulle tagasi kordama, aga mitte tavalisel viisil. Näiteks räägin talle midagi oma päevast ja ta reageerib normaalselt. Naerab, vastab, küsib küsimusi, siis tunde hiljem toob ta selle uuesti ülesse ja ütleb, oota, räägi see osa uuesti. Ma pean siit juurde panema, et veel, issand, kui pikk kirisen. Okei, ma loen teile raamatu nüüd ette põhimõtteliselt.
nii, siis tunde hiljem toob ta selle uuesti üles ja ütleb, oota, räägi see osa uuesti. Kui ma seda kordan, jälgib ta mu suud, mitte mu silmi, mu suud. Nagu kontrolliks ajastust. Mõnikord noogutab ta enne, kui ma lause lõpetan. Nagu ta juba teaks, mida ma ütlema hakkan. Eelmisel nädalal rääkisime aasta hilisematest plaanidest ja ta ütles täiesti juhuslikult. Sinu sünnipäev on ju enne seda, eks? Ma ütlesin jah ja mainisin kuupäeva. Mõni minut hiljem nägin, kuidas ta selle oma märkmete äppi kirjutas. Mitte mu kontakti alla. Märkmetesse. Ta ütles, et organiseerib meeldetuletusi. See seletus oli loogiline. Kõik, mida ta ütleb, on eraldi võttes loogiline. See ongi probleem. Veel üks asi, see on see osa, mida pole kellelegi rääkinud. Oota, mugava masendis on nii pikk lugu. See on tõesti pikk lugu. Issand, kuule, see on tõesti pikk lugu. Ma kaotsin järele. Nagu sa ütlesid, sa tahtsid põnevat lugu siia. Ma ei tea nüüd, kas see nagu lõpeb ka nüüd põnevalt või? Ma ei tea, ma olen väga põnevil. Mul on teooria ka juba. On või? Ja. Okei, oota, ma otsin järge. Nii. Sul oli seda, mis see on? Järjehoidjad. Veel üks asi, see on see osa, mida pole kellelegi rääkinud, sest see kõlab hullumeelselt. Ta on hakanud mind matkima. Küsimärk meelega, sest ma ei saa ise ka aru. Mitte ilmselgelt. Väikesed asjad, kuidas ma istun, kuidas ma vett joon, kuidas ma teatud fraase ütlen. Vahel ütlen midagi mõtlemata ja hiljem kuulen, kuidas ta ütleb täpselt sama lause valjusti, üksi olles, nagu harjutaks. Ta on ka lõpetanud naermise nii nagu varem. Tema naer ei kõla enam samamoodi. Kui tema telefon ei ole tema lähedal, on ta teistsugune, vaiksem. Vähem enesekindel, nagu tal puuduksid juhised. Kui ta telefoni tagasi saab, on nagu restart. Eile õhtul küsisin talt, kuidas me kohtusime. Ta jutustas loo täiuslikult. Samad naljad, sama ajastus, aga see tundus vale, nagu ta ei mäletaks seda. Nagu ta loeks selle ette. Hiljem vaatasin meie vanu sõnumeid, lugu kattus nendega peaaegu sõna-sõnalt. See ei tohiks mind häirida, aga häirib nüüd. Sest ma sain aru, et ma ei kõhelnud hetkekski, kui ta telefoni lahti tegin. Mis asja? Sest ma ei kõhelnud hetkekski, kui ta telefoni lahti tegin. Eks ta räägib nüüd siis sellest, mis oli loo alguses, et ta ei mäletanud oma parooli ja siis ta tegi selle lahti. Okei. Ma teadsin parooli nii, nagu tead oma sünnipäeva. Ja sellest ajast peale ei suuda ma raputada tunnet, et tema telefon on ainus koht, kus ma päriselt eksisteerin. Nagu seal ma olen salvestatud. Nagu ilma selleta ta ehitab mind reaalajas uuesti üles. Nii et jah, osa minust arvab, et võib-olla ta ei mäletagi mind. Päriselt ei mäleta, mitte stiilis unustas ühe detaili, vaid sügavamalt. Nagu mälestusi polekski ja ta üritab neid taastada sellest, millele ta veel ligipääs on. Ma mõtlen kogu aeg, kas see võiks olla meditsiiniline, peavigastus, millest ta pole rääkinud, mäluauk, midagi neuroloogilist, midagi, millest on teadlik, aga püüab vaikselt toime tulla, et mind mitte hirmutada. See oleks loogiline, see seletaks paljut. Aga siis ma ei tea, mida teha nende veidrate osadega. Matkimine, jälgimine, see, kuidas ta küsib asju ettevaatlikult, nagu kardaks vale küsimust esitada. Palun öelge mulle, kas ma mõtlen sellest üle, sest mulle ei tundu enam, et ma mõtleks. Palun tüdrukud, kas keegi teist on kunagi midagi sellist oma partneriga kogenud? Vaat see oli lugu. Kõmdina. Minul oli kohe teooria. Telefoniga alguses juba oli teooria. Noh? Minu teooria on ajukasvaja. Mina arvan, et on kindlalt meditsiiniline. Kindlalt. Aga miks ajukasvaja? Ma ei tea. See oli minu teooria kohe alguses. Nii veider. Ma pole midagi nii veidrat ammu kuulnud. Ja tekitas räigelt kõhedust see lugu. Ma ei tea, mul tõmbas seest jumala kõhedaks. No. Kas noored inimesed saavad ka, et kas, ma tean, et ilmselgelt dementsus on nagu vanadel inimestel rohkem. Kas on võimalik noorel inimesel ka dementseks jääda või? Ma ei ütle, et see täpselt dementsus on küll, aga midagi nagu sarnast. Mina arvan, et seal on midagi, peab olema. Meditsiinilist või?
meditsiinilist, see ei ole nagu, miks peaks keegi niisama seda tegema, ei, see peab olema meditsiiniline, see ei saa olla ju mingi, vabandust. ma ei saa, mul ei teki nagu mitte ühtegi mõtet pähe, et see, kui ta ei ela topeltelu, nagu et tal on teine naine veel, Topeltelus, siis ma ei, olen ma räägin, 100% kindel, et ei ole. ei, ma arvan ka, aga ma räägin, et see on nagu, et ma tahtsin öelda, et mul ei teki ühtegi mõtet, mis põhjusel oleks, kui see ei ole meditsiiniline. Noh, ainuke mõte, mis mul pähe võiks tulla, on see, et tal on topeltelu ja siis tal on, ma ei tea, 3-4 naist korraga ja siis tal on seal notesides kõik kirjas. Ma ei usu. Pigem on see meditsiiniline, et see, et matkib ja et nagu ongi kuidagi ei mäleta mingisuguseid asju. Ja see on nii oluline talle, et ta mäletaks. Ehk siis nagu... Sest nagu see, et mehel oleks midagi, kahjuks on niimoodi, et kui mehel oleks midagi meditsiinilist ja ta üritab ise sellega hakkama saada, see kõlab nagu väga loogiliselt. Aga mehed no, ei reageeri üle, ma arvan, see on nagu väga creepy ja ma ei tea, kas ma julgeks seal niimoodi olla. No see on nagu ikka midagi nagu väga creepy't. Ma reaalselt ei tea, kas ma midagi hirmutavamat kuulnud. Nagu jah, muidugi on hirmsaid asju maailmas olemas, meil on sõjad, meil on pommid, inimesed surevad, mis iganes, aga nagu see ma öösel näen unes ka seda mingit veidrat venda, kes hakkab matkima minna. Aga nagu kõik, mis ta seal nagu tegi ja oli, ei olnud nagu kuidagi halb selles mõttes. Vaata, seda ta ütleski, et see ongi kõige hullem. Iga asi eraldi seisvalt on loogiline. Nagu ta lihtsalt küsib, et noh, näiteks ma ütlen sulle, sa ütled mulle, no juunis lähme reisile, siis ma mingi, enne juunit sul on sünnipäev, on ju. Nagu jah, loogiline, ma küsin sult, et enne juunikuud sul on sünnipäev, et nagu, mis seal ikka vaata. Aga miks sa ei ütle, et sul, ma ei tea, mais on sünnipäev, mis me su sünnipäeval teeme? Jah, see on veider, see on nii veider, vabandust. Ma ei tea, see lugu lihtsalt kuidagi läks mulle nii hinge praegu, et ma ei oska midagi öelda lihtsalt. Ma ka mitte. Või nagu ma oskan neid seda öelda, et see peab olema, minu arvates peab see olema kindlasti kuidagi seotud meditsiiniliselt, et nagu, kas see on ajukasv, seda ma ei tea, seal võib olla nagu miljon erinevat muud varianti, et inimesed nagu unustavad asju, et see... külmavärinad tulid peale. Mõtlen, et see võib olla... No see on suht kindlalt meditsiiniline. Ja minu arust see on ainuke... See on ainuke ja see ei pea olema ajukasv, see võib olla ükskõik mis mingi... Ma ei tea, vaata, me ei tea, mis see olla võib. Et tegelikult inimesed suitsetavad kanepit, teevad mingeid neid asju igapäevaselt, ega siis ka ei mäleta võib-olla, mis hommiku tegid või noh, sõltub inimestest. Mina isiklikult tean mõnda inimest, kellega ma olen niimoodi igapäevaselt koos aega veetnud, kus mult on ka mõnikord niimoodi küsitud asju. Et räägid hommikul ühe loo ära ja siis õhtul ei teata midagi sellest või mingi, midagi sa rääkisid, räägi mulle uuesti see lugu ümber, et ma ei mäleta täpselt ja noh, see võib nagu oleks jah, ühesõnaga, et see ma ei usu, et see inimene lihtsalt vaata, kui nagu ma tulen tagasi, mul lihtsalt tuleb see lugu nagu meelde kogu aeg, nagu see sama näide, mis ma tõin, et sa ütled mulle juunis lähme reisile ja siis ma ütlen sulle, enne juunit on sul puhkus ja siis sa ütled mulle, et sul on 12 mai sünnipäev ja siis sa näed, kuidas ma lähen diivani peale, panen märkmetesse kirja, et sul on nagu kui veider. No aga ma küsiks, miks ta ei küsi? Vaat seda ka ei tea, seda ka ei oska öelda. Ma küsiks, et miks sa paned märkmetesse, kas ma peaksin midagi teadma? Ei, aga ta küsis ka veel ju. Ma ei jaksa lugeda seda uuesti. Aga ta küsis seal ja siis ta ütles, et ta mingi, ta lihtsalt teeb omale mingi meeldetuletusi või mingi asju. Jaa, küsis, jah. Nii et ta küsis. Ma ei saa, ma pean pärast minema lugema selle postituse all kommentaari, kindlasti mõni arst või psühholoog on sinna midagi kommenteerinud, et aga miks me seda kohe ei teeme? Minu meelest enne tegime ka ju mingis boonuses äkki või? Või sa ei leia seda üles? Ei, mul on see lahti veel siin kuskil. Siis peaks tuuliku panema, juba palavaks läheb siin. No pane tuulik, ma võtan postituse lahti. Lihtsalt kiirelt, et ma ei hakka siin surfama mega kaua. Ma tõlkisin ära 2 top kommentaari. Mõlemal oli kuskil 6-7 tuhat laiki. Esimene kommentaar on siis selline.
mäletan, et paar aastat tagasi oli siin üks sarnane postitus, mitte täpselt sama muidugi, naisest, kelle abikaasa oli veendunud, et naine on rase. Ja iga kord, kui naine ütles, et nad ei oota last, läks mees täiesti endast välja, süüdistas teda valetamises ja küsis, miks ta ei taha nende last alles hoida. Hilisemates uuendustes selgitas naine, et mehel diagnoositi ajukasvaja. Bumm! Hans on doktor. Ma arvan, et see on ka ajukasvaja. Ja see põhjustas tema mälus tõsised häired. Ma läheneksin sinu poissõbrale sel teemal. Ütle, et oled märganud, kuidas ta hajub, toetub liigselt tehnoloogiale ja unustab asju, mida ta tegelikult teab. Viida arsti juurde, seejärel spetsialisti juurde, tee talle uuringud, nõua, et ta käiks vastuvõttudel, nõua vastuseid. Ta arvatavasti on hirmul, ta võib vastu hakata, ta võib seda eitada, ole selge, lahke ja aus, näita talle, et ka sina oled hirmul, aga te saate sellest koos läbi. Ja teine kommentaar, mis on hästi lühike, viida arsti juurde, mu isal oli häirivalt sarnane käitumine ja kui me lõpuks suutsin teda arsti juurde veenda, avastati tal ajukasvaja. Nii et võt, ja huvitav lugu, minul üks seal ettevõtte, kus ma töötan, ühel omanikul avastati ajukasvaja ja temal oli sama asi tegelikult. Tema tütar on siis nii-öelda õeks õppinud, ta küll ei tööta hetkel õena, aga mingi hetk töötas sellel alal ka. Ja samamoodi, et mitte midagi ei olnud kunagi nagu valesti, aga lihtsalt kuidagi unustas ära asju ja selles mõttes lõppkokkuvõttes, tema on ikkagi, ma ei tea, 60 pluss mees, 65 äkki, et ma ei tea, vanusega ka veits, aga samamoodi ütles, et niipea kui tulete puhkuselt tagasi, pead minema arsti juurde ja lendas Lõuna-Aafrika Vabariigist tagasi Austraaliasse ja 12 tundi hiljem oli operatsiooni laual. Ja tänaseks on ta kõigest vaba? Jep, tervise juures? Just 2 nädalat tagasi vist oli täielikult vähisvaba, nii et ülikõva. Aga nii et mina, nagu mul oli kohe, ma ei tea, mul oli kohe nagu ajukasvaja. No vaata, ma ei tahtnud öelda, siin mul on siuke olukord olnud, et päris sellist olukorda mul ei ole olnud, aga ka mina olen kokku puutunud inimesega, olen kokku puutunud, kellel siis oli ajukasvaja. Ja tegelikult need sellised sarnased märgid olid küll mitte nagu sellises võtmes, nagu see siin on, aga jah, samamoodi, et ei mäleta ühte ja teist asja ja tõesti räägib mingisuguseid veidrat juttu, aga see ei olnud kindlasti midagi nii välja, nii kaugele läinud. Ja ma arvan, et ongi see, et nagu siin kommentaarides ka räägiti, et see inimene ise, et ta ei tee seda kuidagi nagu halva või paha, ta ei saagi aru. Ja tegelikult ei saagi sellepärast, et see sama nii-öelda, kellega mina olen kokku puutunud niimoodi, temal ka ju pereliige avastas selle, kellel on ka meditsiiniline taust. Ehk siis ka rääkimise käigus ja ta ei veetnud temaga igapäevaselt aega, vaid nii palju, kui ta teda vahel nägi, siis ka tal oli, et kuuled, et nagu sa peaksid minema kontrolli igaks juhuks ja siis tuli välja, et lähedased ongi need, kes neid asju avastavad, sest ise sa ju tegelikult ei saa aru, sul on lihtsalt see, et kuidas mul nüüd mälu nii kehva on, et unustasin need asjad ära vaata, aga ei lähe arsti juurde, päris crazy. See oli ikka hirmutav lugu, nii et hoidke oma lähedasel silma peal ja kui te näete midagi kahtlast, siis aidake neid läbi otsida. Minul rohkem lugusid ei ole. Mul ongi siin üks lühike lugu, mis ma arvan sobib siia selle pealkirja järgi tundub siuke lühike ja lõbus lugu, nii et mis ma arvan sobib siia hästi meile lõppu. Nii et kas ma reageerin üle või ei ole seepide kasutamine vannitoas tegelikult normaalne? Okei. Mul on isegi piinlik seda küsida, aga ausalt öeldes ei tea ma enam, kas mul jääb midagi 2 silma vahele või mind lihtsalt gaslightitakse. Ma olen mustanahaline naine ja mu poissõber on valge. See on esimene valge mees, kellega ma kunagi kohtamas olen käinud. Ja see on oluline, sest ma hakkan järjest rohkem mõtlema, kas ma saan mingist kultuurilisest erinevusest valesti aru. Mu poissõber ei kasuta duši all käies regulaarset seepi. Ta ütleb, et loputab end veega ja et seep on valikuline. Välja arvatud juhul, kui sa oled nähtavalt must. Vahel kasutab ta šampooni, aga kehaseepi kasutab ta parimal juhul ebajärjekindlalt. Samuti ei kasuta ta alati vannitoas käsipestes seepi ja ütleb, et kuum vesi on piisav.
kui ma selle teema üles võtsin, ütles ta, et ma reageerin üle ja see on valgete inimeste teema ning et ma hindan teda läbi oma kultuurilise prisma. Ta ütles, et kasvades ei pööranud tema pere seebile nii palju tähelepanu nagu minu oma ning et minu ootused põhinevad sellel, kuidas mind kasvatati, mitte sellel, mis on meditsiiniliselt vajalik. No näed, see meditsiiniteema jälle sees. Ta ütles ka, et erinevad etnilised grupid määrduvad erineva kiirusega. Ohoh, seega ei vaja tema seepi nii sageli kui mina. Nii et mustanahalised inimesed määrduvad kiiremini kui valge. Niimoodi ütleski talle. Vau. Erinevad etnilised grupid määrduvad erineva kiirusega, Brenda. Seega ei vaja tema seepi nii sageli kui mina. Mulle meeldib, et ta lisas selle veel sinna lõppu, et ta mis on juba väga vastik lause üldse, et erinevad etnilised grupid määrduvad erineva kiirusega, aga see, et ta mõtles, et ma panen sinna juurde veel, et seega ei vaja tema seepi nii sageli kui mina. Pärl. See lõi mul täiesti jalad alt. Minu peres ja kogukonnas ei ole seep valikuline. Sa käid iga päev duši all, kasutad seepi, pesed käsi korralikult, kasutad seebitükki, et pesta oma tagumikku. See on element. Loe veel see viimane osa. Sa käid iga päev duši all, kasutad... Ei, see valikuline. Sealt alates. Ja, minu peres ja kogukonnas ei ole seep valikuline. Sa käid iga päev duši all, kasutad seepi, pesed käsi korralikult, kasutad seebitükki, et pesta oma tagumikku. See on elementaarne hügieen. Ma pole kunagi pidanud seda täiskasvanud partnerile selgitama. Probleem on selles, et see mõjutab ühiseid ruume. Meie rätikud lõhnavad. Meie linad hakkavad lõhnama kiiremini kui peaks. Juu. Ma kahtlen tema tualeti ja tagumiku hügienis, sest vahel on intiimsetel hetkedel tunda kakalõhna. Mine, ei, kui on. Tema väidab, et ma kujutan seda ette, sest mustanahalised inimesed on liiga pinges selle seebi pideva kasutamise ja pesulappide pärast. Mulle meeldib, et kuskil on üks vend, kes ütleb, et nüüd valged inimesed ei kasuta seepi. Ei kasuta. Ta isegi teeb minule nalja, et ma kasutan pesulappe. Olen pidanud pesu uuesti pesema, sest asjad ei tundu puhtad. Mul on ebamugav inimesi külla kutsuda, sest kardan, et majas on imelik lõhn. Isegi kui tema väidab, et ma kujutan seda ette. Kui ma vastu vaidlen, ütleb ta, et ma olen hinnanguline ja kultuuriliselt tundetu. Ohoh, see mees ütleb kellelegi, et keegi teine on kultuuriliselt tundetu. Võimas. Ning et ma pean lõpetama oma standardite tema peale projitseerimise. Ta ütleb, et kui ma teda päriselt mõistaksin, saaksin aru, et see on normaalne seal, kus tema pärit on. Ja et ma teen sellest suurema probleemi, kui on vaja. Nüüd olen ma ummikus ja kahtlen iseendas. Kas see on päriselt kultuuriline erinevus, mille suhtes peaksin olema avatum, või see on lihtsalt halb hügieen, mis on maskeeritud millekski sügavamaks? Ma ei taha olla ebaõiglane ega ignorantne, aga ma ei taha ka niimoodi elada. Tunnen, et tema halb hügieen mõjutab mu elu negatiivselt ja mul ei ole ühtegi valget naissoost sõpra, kellelt seda küsida. Kas ma reageerin üle, et see mind häirib või on täiesti mõistlik oodata, et seep oleks ühises kodus läbi rääkimatu? Issand jumal, viske välja see jorst. Sita tükk. Täitsa lõpp. Kohutav, Oh my god, kui naljakas. Kohutav inimene. Kultuuriliselt tundetu. Viskab välja see ju. No, mis sa teed siuksega? Ma ei kujuta ette, kuidas siukse inimesega saab üldse koos olla. Ei saagi. Ei no jah, kui sul nagu üks asi on see, et sa avastad, et mingi vend ei pesa seebiga ennast, on ja siis sa lähed, ütled talle ja siis on mingi, ma ei teadnud, võib-olla on inimesi, kes ei tea, tuleb välja, et on ja, on inimesi, kes ei tea, et ennast tuleks seebiga pesta ja et sa ei saa nagu veega loputada ennast, et siis, et kui veel on selliseid inimesi ja siis nagu su kaaslane läheb, ütleb sulle seda ja siis sul on mingi, ei, mis asja, ma olen niimoodi üles kasvanud, minu peres ei kasutatud seebitükki. Ma ei määrdu nii kiiresti kui sina. Sina väike räpakollike. Seepi kasutan ainult siis, kui on nähtavalt must. Aga nagu, kui rõve, ja üks osa see veel on ju, et sa avastad, et keegi ei kasuta seepi nagu,
ma ei tahaks, et see inimene mul lähedalegi tuleks, rääkimata voodi jagamisest või Nüüd tulevad jälle sul on külmavärinad, nagu- aga hoopis teisel põhjusel, miks eelmisel ja sul on olnud külmavärinad. nagu sa magad temaga sama teki all ja nagu rõve ja Kakalõhn käib üle pea. ja nagu see kõige tipuks, et ta päriselt nagu haiseb ka, vaata. Ja linad haisevad ja sa ei julge inimesi külla kutsuda, sest sul on mees, kes haiseb, kes ei pese ennast. Saan aru, kui jällegi oleks mingi meditsiiniline teema, et inimesel Jah. mingi värk on, jah. no. Aga no see on lihtsalt... Valikuliselt ei pese ennast. Ei, ma ütlen, siin olukorras sa oled alareageerinud väga tõsiselt. See mulle veel, sa räägid kaamerale. Jah, ma räägin, sest et ma tean, et see mustanahaline naine kuulab, miks mitte podcasti, aga ta on metsikult reageerinud selles situatsioonis. Sa oled rääkinud selle inimesega sellel teemal liiga mitu korda, et see oleks aktsepteeritav täiskasvanud inimesega. Ja teie suhtes on küll inimene, kes on kultuuriliselt tundetu, aga see ei ole sina. Nii et issand, kui kohutav. Issand, ja mulle meeldib see nii naljakas, et ta ei mingi taha, et tal ei ole ühtegi sõbrannat, vaata tüdrukud, kellelt küsida. Oi jah. Kujutad see ette, kui keegi küsiks seda sult või? Mis ei, nagu sõbranna tuleb sinu juurde. Ja viska välja see juurde. Te seepi ei kasuta, jah? Jaa, ei, ma räägingi, et mõtle on üks mingisugune tüüp, kes räägib, et see nagu meie valge nahaga inimesed, me ei kasuta seepi. Ja siis ta käib, haiseb reaalselt. Kas sa kujutad ette, et ta ei ole ennast kunagi nagu seebiga? Ei, ta vahel peseb, kui ta mustast näevad, aga ta ei pese oma intiimpiirkond, ei lähe sul ju tahmaseks lampi. Ehk siis seda ta ei pese kunagi siis seebiga või? Kui rõve. Jah, aga ta loputab. Ära muretse, Brenda, ta loputab. Ja mõtle, sa jagad nagu mingid basseine ja mingisuguseid asju sellist inimestega koos veel, nagu meie jagame võib-olla, on ju. Et üks asi on see, et su kaasnud, ma ei kujuta ette, aga ma mõtlen, et tegelikult siukseid inimesi on terve maailm täis. Ja ma saan aru, osadel inimestel pole pesemis võimalust. Proovivad püksi jalga. Kui rõve. Aga nagu neil, kellel on, siis valikuliselt pole vaja seepi kasutada. Jah. Ja isegi tundub, et šampoonide kastab rohkem, aga see oli ka siuke vahest. No see on ju nähtav, kui juuksed rasvased. Et juuksed nähtavad. Seda on näha ju, kui juuksed rasvased on. Vaat väga huvitav. Ma mõtlesin, et ta ütleb, et aga meil ongi siuksed juuksed. Meil nad lähevadki selliseks. Nii et issand jumal, kohutav inimene. Jube. Vaat see oli kohutav inimene. See tüdruksõber seal varem, nagu see oli ka, aga vaat see on kohutav inimene lihtsalt. Siuksed inimesi tohiks olemas olla. Nagu täiesti kohutav. Kui keegi kuulab seda... Nii haige lihtsalt. Kui keegi ei pese ennast seebiga, siis reaalselt palun mine. Viska välja, kohe. Ei pea palju asju kaasa pakkima, aga tal seepi ei ole vaja. Mul on lihtsalt nagu, ma mõtlen, et jah, see kõik on rõve ja nii edasi, inimene haiseb nagu. Ma lihtsalt ei näe mitte mingit võimalust, kuidas saab olla mingisugune paarisuhe inimesega, kes haiseb. Kuidas sa saad tema lähedal üldse olla, rääkimata intiimsusest? Jah. Kui mingi elukat ta küljes ei ole juba. jah. Võib-olla on. Paned lõhna küünla magamistuppa, vaniljana. Tapab natukene kakalõhna ära ja see on okei. Kuule davai, lõpetame ära, väga õudne. Selline 2 õudsat lugu teile siia osa lõppu täiesti erinevatel põhjustel õudsad. Issand, mis inimene. Nii, igastahes viimane oli alareageering. Huvitav, kuule, ma tahaks täiega teada, mis inimesed, mis mingid kommentaarid sellele on, vaata, top kommentaarid, vaatame siit ka. Härra kakalõhnale või? No vaatame, mis tema kohta räägitakse. Mingid sellised need võiks olla. Esimene kommentaar, millel on 9500 laiki, on kõik kasutavad seepi sulgudes, välja arvatud sinu poissõber.
ja siis on veel üks kommentaar, millel on 21 000 laiki. Ütleb, et ei, see on räpaste inimeste asi, mitte valgeste inimeste asi. Su poissõber lihtsalt ei ole kunagi õppinud normaalset hügieeni. No. Nii et inimesed nõustuvad. No see, kuidas ilmselgelt. mitte nõustuda. Keegi kommentaaris umbes 8 punase lipu emojit ja kirjutas jookse minema, see on kaka, mida sa tunned. Nii et võt. Okei, kuule, lõpetame ära. Lõpetame sellega. Lõbus formaat, endal ka lõbus, vahest on. Mul nagu alguses oli korraks, et noh, ma ei tea, et kuidagi esimesed 2 lugu ei olnud vist kõige paremad või? Aga vahest on nii. Jah. Elus ei tea, mis tuleb. Aga viimased 2 nii, et kes lõpuni kuulasid, said ikka head bängerid lood siia lõppu, ma ütleksin. Nii et, aga nagu alati, kui tahate me igapäeva tegemistega kursis olla, siis Instagramis, miks mitte Austraalia, meil viimasel ajal on päris lahedaid riile oleme pannud sinna ikka. No kogu aeg paneme, aga viimasel ajal olid nagu sellised, mis võib-olla olid, võtsid natuke rohkem aega meil ka. Nii et minge vaadake ja jälgige seal. Brenda teeb sinna igapäevaselt, paneb ka stories'id ja näitab meie elu. Noh, iga nädalaselt millalgi paneb. Jah, peaaegu. Nii et ja YouTube'is on nüüd siin kõvasti vloge ka, kes Spotify's kuulab, nii et minge followge, likeige, share'ige ja suur aitäh, et te kuulate meid. Ma arvan, et meil tuleb väga lõbus aasta, miks mitte saatel siin, nii et suur aitäh ja näeme järgmisel korral. Tšauki, tšau! Tšau!